Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Rein. Täna on 8. september 2021. Täpselt aasta tagasi, 8. septembril 2020 postitasin ma Valguse kanalile esimese video. Ja ehk siis täna on Valguse kanali sünnipäev. Palju õnne meile, armsad valgusolendid, sest see kanal on meile kõigile. Meeldetuletuseks või teadmiseks, kes ei tea, mis asi on Valguse kanal ja miks me postitame selliseid asju, nagu me postitame siin, siis nii nagu ka Valguse kanali kirjelduses on kirjas, on Valguse kanal loodud valgusel ja armastusel põhineva info eestikeelseks jagamiseks. Info on pärit nii Kaia-Liisa Reinuti kui ka üle maailma erinevates keeltes salvestatud valgustöötajate kanaldustest. Eesmärk on tõsta planeedi Maa ja kogu inimkonna vibratsiooni läbi tõe seni veel varjus olnud teadmiste ja valgustumise. Ja siin oluline märkus ka, mis on kirjas. Kui sulle see kanal või selles olev info ei meeldi, siis jäta see palun enda teada ning ära risusta oma negatiivsusega ja madala vibratsiooniga selle kanali energeetikat. Kuna eesmärk on hoida seda kanalit võimalikult puhta ja kõrge vibratsiooniga, siis kõik negatiivsed, iroonilised ja passiiv-agressiivsed kommentaarid kustutatakse. Õnneks on niimoodi, et õnneks need ei jõuagi nagu eetrisse, et see on nagu see, mis on tore. Aga täna, aasta hiljem, oleme me muide selles seisus, kus ma arvasin, et me oleme oluliselt varem, kui ma seda Valguse kanalit alustasin, sest kui mulle tuli ülesanne jagada positiivset informatsiooni ja anda inimestele ja tõsta inimeste sagedust juba tegelikult oluliselt varem, kui Valguse kanal teoks sai. Ja need, kes teavad, siis ma alustasin märtsis 2020 oma ametlikul kanalil Kaia-Liisa sisemise tarkuse kool, see on Facebooki kanal siis. Seal tasuta miniseminaride tegemist, jagades inimestele just sellist teadmist, mida peaks iga inimene teadma, kes vähegi jagab nii-öelda matsu, jagab asju, kes ei ole väga nii-öelda magavas seisundis. Ja ühel hetkel ma sain aru, et tegelikult on vaja jagada ka seda informatsiooni, mida ma ise olen tean ja mida mulle antakse läbi siis erinevate kanalduste ja läbi erinevate kvantsüsteemide. Ja see teekond on olnud väga huvitav ja väga mõnus ja need, kes teavad, siis selle aja jooksul on postitatud väga palju videosid. Praktiliselt peaaegu iga päev läheb üles mingi video mingil teemal, mis parasjagu selles kvantteaduses mulle ette tuleb, mulle antakse või info, mis vajab jagamist, mis on lihtsalt hea ja mida ma olen siis vastavalt võimetele ise või valgustöötajate abiga või valgusolendite abiga siis tõlkinud ja videosse teinud. Nii et see on olnud selline koos olemise võimalus kõigi teiega, kes te füüsiliselt võib-olla ei ole mind näinudki, aga ma tajun teie energiat ja teie armastust ja positiivsust ja kõik teie tänud on vastu võetud ja 1000-kordselt tagastatud. Nii et ma loodan, et see teekond meil jätkub. Aga tänaseks me oleme seisundis, kus me oleme oluliselt kaugemal kui aasta tagasi loomulikult. Ja me oleme seisus, mida ma aasta tagasi ja me kõik ootasime juba ammu. Nii et ma teen sellest eraldi video tõenäoliselt ka veel, kus ma kirjeldan seda kõike lahti. Aga see seis, kus me tänaseks oleme, on see, kui me alustasime aasta tagasi, me rääkisime ka QFS-ist ja uuest finantssüsteemist, siis tänaseks on sisuliselt antud
roheline tuli selle protsessiga alustamiseks, sellepärast et sellel esmaspäeval 2 päeva tagasi avalikustati maailmas siis üks selline dokument, mis on sisuliselt, selle dokumendi pealkiri on inglise keeles Declaration of the People of the United States for Global Peace and Prosperity. Ja see on küll avaldatud USA kohta justkui, kuid see käib kogu maailma kohta. Ja see on eesti keeles siis selline rahvadeklaratsioon globaalse rahu ja rahuks ja külluseks. Ja see deklaratsioon sisaldab informatsiooni kõik sellest, mis on valesti olnud. See sisaldab rahu ja õitsengu deklaratsiooni. See sisaldab seda infot, et mis on toimunud taustal. Väga paljudest asjadest me oleme siin Valguse kanali rääkinud. See sisaldab informatsiooni, et USA on ametlikult sõjaväe kontrolli all. Ja see sisaldab, mis on väga oluline, kutse tegutsema. Kõiki rahvaid, kõiki maid, kõiki riike, kõikide riikide rahvad õigemini. Ja see on esimene dokument, mis annab rohelise tule QFS-ile. Neid dokumente tuleb rohkem. Neid dokumente tuleb palju kuni novembri lõpuni ilmselt. Aga nüüd on siis näha, kuidas peavoolumeedia meil reageerib, kui palju ta keeldub avalikustamast, kui palju ta avalikustab nendest asjadest, mis on teada. Aga endiselt ainus asi, mis me peame teadma, on see, et valgus on võitnud. Ja nüüd me hakkame siis nägema seda, kuidas ta hakkab siis avalduma füüsilises plaanis veelgi intensiivsemalt. Et kõik, ma arvan, et kõik asjad võivad minna veelgi hullemaks, aga ei pruugi, sest 11. september on üks neid kuupäevi, mille kohta oodatakse, et toimub mingi sündmus. Neid ootamisi ja neid kuupäevi on ennegi olnud. Ja mina ütlen selle peale, nagu alati olen öelnud, elame näeme. Iga asi tuleb millalgi, siis kui on tal õige aeg. Ja nii ka sellega. Nii et, aga igaks juhuks üks väike märksõna ikkagi selle laupäeva kohta. Et sellised, seda tahtsin öelda tänase sünnipäeva puhul ja annan siis teada ka selle, et seoses sünnipäevaga on mul tehtud ka üks uus seminar, 14. osa, kus on väga palju informatsiooni kõige selle kohta, QFS-i kohta, seal on vajalikku infot kõikidele teadmiseks, miks QFS on olnud nii palju viivituses, nii pikalt ja see on tõesti väga-väga oluline põhjus. Ja meil kõikidele teada, siis me usun, et me kõik oleme oluliselt rahulikumad ja oluliselt rahulolevamad, kui me oleksime ilma selle informatsioonita. Nii et selliste sõnumitega mina täna lõpetan ja kohtume õige pea Valguse kanalil juba homme. Ja selle seminari alguseks on samuti homme, et need, kes soovivad, saavad sellele seminari registreeruda endiselt minu kodulehel www.kaialisa.com e-koolituste alt. Nii et kohtumiseni.